30 aasta jooksul Kadriorus mööda Poska tänavat Luigetiigi poole sõites kriipis silma kokkukukkumise äärel imelise puitpitsiga maja. Aga ühel hetkel oli inetust pardipojas saanud uhke luik. Marilyn ja Andres Sikkal olid selle restaureerinud. Seal see päikesekujuline või see ümmargune pits, mis seal on, et seal paremalt poolt on puitpitsi seest üks augukene puudu või täppikene seal kõige paremal. Ja siis, kui meil maja valmis sai, juhiti tähelepanu, näed, et ei olegi üldse õigesti midagi tehtud, aga tegelikult oli millegipärast kohe alguses see viimane augukene või täppikene sinna tookord juba peaaegu 140 aastat tagasi jäetudki tegemata. Aga ega me ei teagi, mis see põhjus võis olla. Muidu kõik see fassaad on ikkagi, ütleme niimoodi, et 99% kõik restaureeritud, et see oli muinsuskaitse kindel soov ja tahtmine. Tegemist on 1888. aastal Tallinna Issanda muutmise kirikus vaimulikuna tegutsenud Nikolai Stratonovitši perele valminud elamuga. Hiljem ehitati sellesse pisikesed korterid. Maja oli pime ja väga räämas, isegi vamm oli sees. Appi võeti Lumia arhitektuuribüroo. Kõige olulisem oli soov majja valgust tuua. Sellist nagu avarat esikuruumi siin ei olnud. Ja siis, kui siit nüüd edasi minna, siis ongi näha, et kuidas me selle valguse siia saime täiesti pimedasse trepihalli, oli see, et hoovi poole oli lubatud siis teha katuseaknad. Ja mida me siis avasime läbi pööningu. Tegelikult ongi siin ikkagi aastaringselt päris palju valgust sees, et isegi kui on talvine aeg, siis kuidagi ta ikkagi toredasti toob ja peeglid muidugi, mida on alati hea valguse peegelduseks kasutada. Ja siis, kui siit nüüd edasi minna, siis me pidime markeerima ikkagi neid ruumide olnud nii-öelda lahendusi, et siis me seda tegime sellise ka natukene helisummutava seinaga siis. See trepp, see on nüüd täiesti käsitööna puhastatud ja see võttis kuid aega, et kogu seda jällegi siis pea 140 aastast värvikihti sealt maha puhastada. Aga see trepp, see on nüüd tehtud tolle järgi, aga vist päris täpselt nüüd ei õnnestunudki see koopia, nii et siin seda treppi varem ei olnud. Nende treppide taga on lastetoad, mis asuvad kangialuse kohal. Mis veel oli põnev, oli see, et vist kui praegu õuesta kangialust vaadata, peaks ka teatav kalle olema nähtav, et kui siis Poska 39 maja kunagi ehitati, siis vajusid need 2 tubade põrandat viltu. Põrandaga oli üldse lõbus lugu. Meil on nüüd siin on hetkel betoon põrand või siis öeldakse vist betoon vahelagi selle kohta. Aga jah, et kui see maja oli kõik pööningust, siis keldrini välja lahti võetud ja ma arvan, et siin võis 8 meetrit või rohkem olla siis sellist vaba kukkumist ülevalt alla, siis seni ajani oli siis muinsuskaitse seisukohal, et me peame ikkagi, et me ei tohi panna betoon vahelagest, et peame kõiki neid vanu talasid kasutama. Aga siis mul abikaasa väga armsasti palus, et kui te nüüd ise kõnniksite üle selle tala siit niimoodi sinna poole tagasi, et siis ma olen nõus, aga siis jah, see härra muinsuskaitse ei teinud seda ja siis me mõtlesime, et andis loa ühesõnaga teha natuke vastupidavamad uued põrandad ja vahelaed, mis siis võiksid järgmised 150 või rohkem aastat vastu pidada. Pikk söögilaud tuli eelmisest Nõmme kodust kaasa. Kuidagi teadsime juba ammu, et meil tuleb suur pere ja palju inimesi on vaja ümber laua mahutada. Sest peres on lausa 4 last. Hingekosutust pakub kunst kõikjal seintel. Autoriteks vaid Eesti kunstnikud ja Sikkalite perele isiklikult tuttavad Eevi Kailit, Maris Tuuling, Martin Saar, Anna Litviinova, Jan Tammik. Üks tõrvatilk on siiski ka. Tegelikult siit aknast peaks nüüd purskkaevu vaade olema, ehk siis Luigetiigi vaade.
aga jällegi on kunagi siis võib-olla mul tekib võimalus küsida kelleltki targalt muinsuskaitsespetsialistilt siis, et kuidas on võimalik, et üks aken lihtsalt kinni ehitatakse teise maja poolt, eks ju. Siit diivanilt on jah, hommikul on täitsa tore, et saad juba teha terrassi ukse lahti ja linnulaulu kuulata ja kohvi juua, ja pluss koerad on juba hommikul esimese asjana õue saata. Seal teises otsas on kunagine teenijakorter, millest on saanud Marilini moeateljee salong ja millele on paigaldatud valgusküllased verandaaknad, sest tagafassaadi, mis tänavale ei paista, tohtis muuta. Siin loob Marilin oma moekunsti ja võtab vastu nii kliente kui ka sõpru. Moestuudiost saab astuda avarale terrassile ja sealt aeda, kus algselt olid vaid kuuriloputikud ja lokkas võsa. Ja praegu ootab seal restaureerimiskelder, mis on veel vanem kui maja. Aiaga on Marilinil oma plaan. Minu unistus on jah nüüd sellel suvel mul saab, või me tähistame oma hõbepulma, et siis selline kingitus teha kogu perele, et aed saab ilusaks ja õide ja õitsvaks.